Viimased uudised. Must kotkas sisenes kriisi keskmesse ja pani Iraani režiimi kõrgendatud valmisolekusse. Sellel neljapäeval 30. aprillil 2026 Washingtonis levivad andmed viitavad sellele, et Ameerika Ühendriikide keskväe juhatus taotles luba viia Lähis-Idasse Dark Eagle, Ameerika Ühendriikide armee hüperhelikiirusega rakett. Keset ummikseisu Iraaniga, Iraani sadamate mereblokaadi ja Hormuzi väina pärast käivat vaidlust. Ma räägin sulle sellest kõigest kohe, aga praegu tahad sa kindlasti kanalile tellijaks hakata, et olla hästi informeeritud. Reaalajas teave parima ajakirjandusliku kvaliteediga, mida kunagi nähtud. Usaldusväärsuse standardil, mis on Alvese. Peamine punkt on otsekohene. Washington soovib suurendada survet Teheranile, ilma et toetutaks ainult laevadele, hävitajatele ja sanktsioonidele. Uus võimalus on laual. See on kaugmaa relv, mis on loodud tabama tundlikke sihtmärke kaitstud keskkondades. Bloomberg teatas, et Ameerika Ühendriikide keskväe juhatus taotles Dark Eagle'i saatmist võimaliku kasutamise jaoks Iraani vastu. Põhjenduseks oleks ballistiliste rakettide heitjate tabamine, mis on viidud Iraani territooriumi sügavamatesse piirkondadesse, kuhu teised olemasolevad süsteemid ei ulatu. Uudis teeb selgeks, et tegemist on sõjalise taotlusega, mitte lõpliku käsuga tulistamiseks. Sellest hoolimata mõjub taotlus juba ähvardusena. Sellise ulatusega kriisides muudab juba ainuüksi strateegilise relva saabumine vastase kalkulatsioone. Dark Eagle on ametlikult tuntud kui Ameerika Ühendriikide armee pikamaa hüperhelirelv. Kongressi uurimisteenistuse aruanne, mille avaldas USN News, kirjeldab seda süsteemi kui maapinnalt lastavaid rakette. Hüperhelikiirusliku liukehaga, teatatud ulatusega 1725 miili ja võimekusega rünnata ajakriitilisi ning hästi kaitstud sihtmärke. Sama aruande kohaselt liigub see relv kiirusel Mach 5 või rohkem, see tähendab üle 5 korra kiiremini kui heli ning selle trajektoor võib raskendada avastamist ja tõrjet. Just siin muutub see fakt eriti oluliseks. Iraan on aastaid panustanud rajatiste varjamisele, ladude kaitsmisele, heiteseadmete hajutamisele ja oma territooriumi sügavuse kasutamisele kilbina. Must kotkas tundub olevat vastus sellele loogikale. See ei ole relv, mis on mõeldud pelgaks jutuks, vaid survevahend. See tuleb mängu, et öelda, et kaugus, tunnelid ja viivitustaktikad ei taga enam endist turvalisust. Kriis ei toimu eraldatult. Ameerika Ühendriikide mereblokaad Iraani sadamate vastu on juba oluliselt vähendanud Teherani võimet naftat müüa. Ameerika Ühendriikide keskväe juhatuse andmetel oli 41 naftatankerit umbes 69 miili kaugusel. Miljonid barrelid naftat jäid Iraani režiimil müümata. Sama raport tõi välja, et ekspordimaht langes üle 80% võrreldes märtsiga. Teherani jaoks on see kõige valusam punkt. Nafta rahastab riiki, toetab osa sõjamasinast ja varustab islami revolutsioonilist kaardiväge. Kui see raha jääb merel kinni, ei ole surve enam ainult diplomaatiline. See jõuab riigi kassasse, kütusesse, võimesse liitlastele maksta ja jõulise mulje jätta. Seetõttu ei ole blokaad ainult merebarjäär. See on otsene majanduslik surve režiimi südamesse. Iraan püüab vastata ähvardustega. Iraani võimud ütlevad, et Ameerika Ühendriikide kohalolek Pärsia lahes on provokatsioon. Nad väidavad, et Hormuzi väin ei avata surve all ja lubavad reageerida, kui toimuvad uued rünnakud. Kuid tegelikkus on Teherani jaoks keerulisem. Majandus on lämbumas, meretransport on järelevalve all ja islami revolutsiooniline kaardivägi peab näitama jõudu just siis, kui nende tegutsemisruum väheneb. Selles olukorras hoiab Donald Trump survet kahel rindel. Ühelt poolt majanduslikult, blokaad, sanktsioonid ja rahaline isolatsioon. Teiselt poolt sõjaline valik, hävitajad, laevad, järelevalve ja nüüd ka võimalus kasutada Dark Eagle'it. Washingtoni eesmärk on sundida Iraani nõustuma tegelike piirangutega tuumaprogrammile ja vähendama ballistiliste rakettide ohtu. Valge Maja jaoks ei piisa ebamäärasest lubadusest tulevikus rääkida. Nõudmine on, et Teheran taganeks kontrollitaval viisil. Iraani režiim püüab kodumaal vastupanu müüa. Islami revolutsiooniline kaardivägi räägib võidust, suveräänsusest ja kontrollist lahe üle. Aga sellel jutul on praktiline probleem. Seisvad laevad ei too tulu. Blokeeritud nafta ei too raha sisse.
Peidetud raketid ei taga turvalisust, kui vastasvõim arendab kaugemale ulatuvaid süsteeme. Retoorika võib riigitelevisioonis kirgi kütta, kuid see ei lahenda survet merel, turul ega läbirääkimiste lauas. Dark Eagle toimib selles kontekstis hoiatuseks. Washington ei pea ütlema, et ründab homme, et tekitada Teheranis rahutust. Piisab sellest, kui näidata, et neil on uus, kiire ja raskesti tõrjutav tööriist. Režiimi hirm ei seisne ainult rünnakus, see seisneb kahtluses. Kui see süsteem jõuab Lähis-Idasse, peab islami revolutsiooniline kaardivägi kulutama energiat, liigutama ressursse ja üle vaatama oma kaitsemeetmed. Ameerika Ühendriikide armee oli juba süsteemi ette valmistamas. 2025 aasta detsembris teatas asutus ise, et aktiveerib tööks määratud patarei. Ametlikus väljaandes väideti, et hüperhelikiirusel töötavad süsteemid ühendavad kiiruse, ulatuse, manööverdusvõime ja kõrguse, et hävitada kriitilisi sihtmärke lühikese ajaga. See tähendab, et tegemist ei ole improviseeritud seadmega, mis on mõeldud vaid pealkirjade jaoks. See on osa sõjalisest projektist, mis nüüd kerkib tõelise kriisi ajal esile. Pärsia lahe riikide jaoks on sellel liikumisel teine tähendus. Saudi Araabia, Araabia Ühendemiraadid, Kuveit ja teised piirkonna majandused sõltuvad mereteede turvalisusest, energiavoolust ja etteaimatavusest Hormuzi väinas. Kui Iraan ähvardab muuta selle väina poliitiliseks tööriistaks, ei survestata mitte ainult Washingtoni, survestatakse kogu piirkonda. Ja kui Ameerika Ühendriigid toovad hüperhelikiirusrelva arutellu, on see liitlastele märguandeks, et Ameerika kaitse võib veelgi tugevneda. Kõige olulisem on see, et kriis on jõudnud faasi, kus iga samm avaldab psühholoogilist ja majanduslikku mõju. Kui Dark Eagle saab loa paigutamiseks, peab Iraani režiim toime tulema uue survekihiga. Kui seda ei kasutata, täidab ähvardus siiski poliitilist rolli. See näitab, et Trump on valmis piirama, suurendama vastupanu hinda ja jätma islami revolutsioonilise kaardiväe ebamugavasse olukorda. Samuti on see hoiatus. Hüperhelikiirusrelvad ei lahenda sõda üksi ja Washington teab seda. Tõeline jõud seisneb kombinatsioonis, mereblokaad, et katkestada tulud, sanktsioonid finantskanalite sulgemiseks, karm diplomaatia, et nõuda taganemist. Ja sõjaline jõud valmis takistama Iraanil kasutada rakette, naftat ja Hormuzi kilbina. Just see kombinatsioon muudab musta kotka enamaks kui lihtsalt sõjaks. See saab osaks maksimaalse surve strateegiast. Teheran püüab nüüd aega võita. Režiim räägib tingimustest. Nad üritavad läbirääkimisi edasi lükata. Ja nad püüavad hoida oma tuumaprogrammi kui ellujäämiskaarti, kuid Ameerika Ühendriigid näivad mõistvat, et liiga palju aega töötab Iraani kasuks. Iga viivitatud nädal võib võimaldada islami revolutsioonilisel kaardiväel varusid ümber korraldada ja proovida müügiteid taastada. Seetõttu kasvab surve just praegu. Praegu toimub see, et juba Iraani jaoks lämmatavasse kriisi lisandub uus sõjaline oht. Ja hüperhelikiirusega raketi võimalus teeb selgeks, et Teherani mugav aeg võib olla lõppemas. Pane sellele videole like, telli kanal ja vaata lõpus kommentaare, et olla veelgi paremini seotud Milson Alvese kogukonnaga.